Tšau, Liisu siin. Ma siin filmin küll natuke tulevikust, aga tänases videos tahan ma teile näidata, kus me eile käisime. Nimelt Takale tuli üks tööpakkumine, et minna ühte Husky kohvikut filmima, kuna ta tegeleb filmimisega, eks ole. Ja ka mul oli võimalus temaga kaasa minna ja vaadata, milline see kohvik on, ja ma tahan teile kõigile seda väga näidata. Nagu mainisin, siis Taka töö on videote filmimine ja planeerimine. Tema kliendiks oli seekord Husky kohvik ja ka mina sain kaasa minna ja tohtisin ka enda jaoks filmida. Üritasin võimalikult Taka töö tegemisele mitte ette jääda, seega sellest klippe väga ei ole. Küll aga filmisin ma koeri terve aeg. Kohvik avati eelmise aasta detsembris. Tegelikult nad varem tegutsesid teises kohas, kuid kolisid suuremasse kohta, et koertele rohkem mänguruumi pakkuda. Koerte mänguala on jaotatud 3 alaks, kus nad siis jooksevad ringi ja mängivad. Kuna filmisime hommikul ja koerad lasti sisse meiega samal ajal, siis nad olid üsna energilised. Koerad käivad kordamööda pausil, et järjest kõik saaksid rahus puhata. Ning samuti viiakse neid ka kordamööda jalutama, kuigi ka ruumi sees on neil WC olemas ja töötajad puhastavad kohe ära, kui mõni koer peaks häda tegema. Kohviku külastamiseks tuleb kindlasti aeg reserveerida. Tööpäeviti on 50 minutit kuskil 3500 jeeni ehk umbes 21 eurot ja nädalavahetusel on 3800 jeeni ehk 23 eurot. Lisaks saab koertele ka snäkke osta, mis maksavad 500 jeeni ehk umbes 3 eurot. Tuleb reserveerida, lähed kohale, saad sussid ja siis mängid koertega. Enamus koeri on Siberi Huskid või siis Husky ja mõne muu tõusegu. Üks on kuldse retriiveri ja Husky segu ja on ka üks Alaska Malamute. Enamus on umbes aastased ja kõige noorem on kuskil 4-5 kuune. Pildistada tohib, aga välk on keelatud. Nagu ka enamus kohtades Jaapanis, siis ka siin on selline reegel, et filmida ja pildistada on okei, ainult et peale ei tohiks jääda töötajaid ega ka teisi kliente. Reeglites on kirjas, et kui mõni koer läheb puhkama, siis ei tohi segama minna, aga see on muidugi loogiline. Ja nüüd koerte tutvustamise juurde. Siin on näiteks Alaska Malamute, Bungie, kes on kõige populaarsem klientide hulgas. Lisaks on meil Kaura, kes on kõige noorem, kuid kuna ta käpad on suured, siis arvatakse, et tema kasvab kõige suuremaks. Ning lisaks on neil ka karjajuht, kui ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Selleks on saanud Botan, kes on kolli ja Husky segu. Minu kogemuse põhjal koeri väga ei huvitanud, et me seal olime. Nad pigem omaette mängisid ja tegutsesid. Oht on, et mänguhoos võib mõni sulle otsa joosta. Igaks juhuks on ka kirjas, et nad võivad hammustada või riideid ilaga määrida. Ja seda oli ka näha kõige noorema, Kaura puhul, talle meeldis näiteks sussa väga närida. Kui nüüd niisama koerajutte natuke rääkida, siis sageli pöördutakse minu poole küsimusega, et miks Jaapanis nii vähe koeri on. Ja sellele ma alati vastan, et ei ole ju. Neid võib tunduda vähe, aga selleks on mitu põhjust, miks see niimoodi tunduda võib. Esiteks piirkonnad, kus turistid käivad ja kus kohalikud elavad, on natukene erinevad. Samamoodi ka kellaajad, millal inimesed koertega jalutavad, on erinevad nendest aegadest, millal turistid ringi liiguvad. Meie näiteks käime jalutamas kuskil 5-6 aegu hommikuti ja mõnikord jääme jalutusrajal koertega lausa ummikusse. Ei saagi edasi minna, sest nii palju koeri, keda vaja tervitada. Teine asi on see, et üürikorterid on väga raske leida, kus koerad on lubatud. Või siis on üürikorterites lubatud ainult väiksed koerad, sõltuvalt kohast. Meil küll on üürikorter, aga tahaks kolida, kuid see ongi raske, kuna ei ole siiamaani leidnud sobivat kohta, mis lubaks ka suurt koera. Ja sellepärast ongi nii, et koeri näeb rohkem rajoonides, kus on palju eramaju. Kui võrrelda Tallinnaga, siis selleks oleks näiteks Nõmme, Kristiine, Lilleküla ja nii edasi. Olles ise koeraomanikud ja elades sellises linnaosast, siis võime kinnitada, et on ikka palju koeri ja mitte ainult väikseid. Alati kui koerteparkides käime, on need jaotatud 2, nii suurtele kui ka väikestele koertele ning suurte hulgas on eriti populaarsed Huskid ja kuldsed retriiverid.
Peale õhtusööki otsustasime päeva lõpetada Jaapani karaokes. Jaapanis on enamasti karaoke jaoks privaatsed boksid, kus oled ainult oma lähedastega ja laulad nii hästi või halvasti, nii vaikselt või nii kõvasti kui tahad, mis on introvertide paradiis. Laulude menüüd saab panna ka ingliskeelseks ja enamasti on ingliskeelsete laulude valik ka väga korralik. Ma laulan umbes 50-50 nii inglise kui ka jaapani keeles, enamasti siis kas näiteks Taylor Swift või siis 80-ndate Jaapani popmuusika. Karaoke hinnad sõltuvad enamasti asukohast ja kellaajast. Populaarsed kohad nagu Shinjuku ja Shibuya on näiteks kallimad ning ilmselgelt õhtul on kallim kui hommikul. Ja kui teed kliendikaardi, siis on muidugi jälle odavam. Saab valida kas 30 minuti, tunni kaupa või siis vaba aeg. Hinnad on keskmiselt umbes, näiteks kui on 30 minutit hommikul, siis on umbes 110 jeeni ehk siis 70 eurosenti. Ja päeval on näiteks 30 minutit 130 jeeni ja õhtul on 30 minutit 340 jeeni. Ja nädalavahetusel on ilmselgelt kallim kui nädala sees. Aga see oli kõik selleks korraks. Loodan, et meeldis ja peagi näeme jälle.